Tere hommikust, Kadrian! Tere hommikust! Tere tulemast mini-podcasti Täitunud unistus. Mul on nii hea meel, et sa siin oled. Meie podcasti eesmärk on siis kuulajaid inspireerida ja julgustada minemaks oma unistuste suunal ja eesmärk on ka jagada ja tuua inimeste lood, kes on täiesti nagu tavalised, nagu sina ja mina, ja kes on täitnud mõned oma unistused ja siis sellega siis julgustada teisi. Sina oled üks vinge naine. On ju? Jah, väga vinge naine, et sa ise kutsud ennast turundus- ja ettevõtlusterapeudiks. Sul on ülilahe perekonnanimi Kotkas. Lendan. Kõrged lendad jah, ja sinu kodulehel kadriankotkas.ee sa kirjutad veel, et sa oled turundusmaastikul juba aastast 2011 tegutsenud. Ma seda aastat ei teagi ise, aga ja siis tead. Ja et 2017 aastal asutasid sa siis oma ettevõtte. Mis sa see aasta tegid ja kuidas mina sind tean, on siis see, et me osalesime koos väljakutsel Back to Business Instagrami väljakutsega tegemist, mis kestis siis 6 aega. Ja nii tore, et meie niimoodi siis kokku seal sattusime. No, see ongi see. Mingid asjad juhtuvad, õiged inimesed peavad juhtuma kokku. Väga põnev. Aga ilma pikema jutustamiseta minu poolt ma annaksin kohe sõnajärje sulle. Äkki sa tahad alustada ja rääkida üldse, mis sinul unistustega seostub? Kas tahad jagada kohe mingeid täitunud unistusi või siis põgusalt ka ennast tutvustada nendele, kes sind kuulamas on, et ega see turundusmaailm sõna võib-olla kõigile ei ütlegi midagi ja oleks äge kuulata, kes on Kadrian Kotkas? Turundus minu meelest on tänapäeval juba siuke rikutud sõna, et nagu kõik on justkui turundajad viimasel ajal mulle tundub. Aga okei, sellest ma tegelikult ei taha rääkida. Ma mõtlesin, ma tahaks alguses rääkida üldse unistamisest. Kuna ma siin olen sellise nimega podcastis, siis äkki räägime natuke unistamisest. Aga no ma lähen siis natuke ajast tagasi ka. Kunagi, kui ma olin 20, töötasin Mainoris, olin õppekorraldusspetsialist, samal ajal õppisin siis ülikoolis meediat ja kommunikatsiooni ja ma tegin endale eluplaani. Ja kirjutasin sinna paberi peale, olles siis 20, et ma tahan saada turundus, alustame algusest on ju assistendiks, spetsialistiks, juhiks ja siis edasi mul nagu oli 2 suunda, kas ma lähen mingis valdkonnas hästi konkreetseks või teen oma ettevõtte ja see on täiesti üllatav, sest ma olin täiesti veendunud, et minust ei söö jalgi ettevõtjad. Ma olin nagu 100% kindel, sellepärast et minu ümber tollel ajal oli hästi palju ettevõtjaid ja ma ise olin palgatöötaja ja ma nägin seda nende struggle'it iga päev kõrvalt ja siis ma mõtlesin, miks keegi peaks tahtma sellist asja teha, et ma vist läksin 8:30 tööle. Tegin ära oma 8 tundi, panin ukse kinni, läksin koju, tegin toredaid asju. Ja siis ma nägin, kuidas nemad mingi õhtuti, ma ei tea, homme ei ole töötajad, mis saab? Why? Miks te tahate teha seda? Ei. Aga vaata, elu teeb omad trikid, on ju. Ja siis ma 2016 olin täiesti läbi põlenud. Ma käisingi täiesti seda rada, ma olin turundusjuht, ma olin kõik asjad ja täiesti läbi põlenud. Ja ma mäletan, et ma rääkisin endale peas sellist, ma olin ikka nagu väga läbi, ma olin depressioonis, kõik jutud, mis tuleb siis, kui põled läbi, on ju. Ja ma rääkisin endale seda lugu, et kui ma lähen tööle, siis ma lähen hulluks ja kui ma ei lähe tööle, siis mul ei ole raha. Ja nii tugevalt nagu ja ma niimoodi uskusin seda, kuni ma sattusin psühhoteraapiasse ja mu terapeut ütles, et okei, sul on see ring, aga tead, et siin ringist väljaspool, siin on ka nagu võimalused ja ma olin mingi, ei ole. Millest sa räägid? No tead, nagu tahaks öelnud, et ufod tulevad maa peale, ma olin mingi, ja. Aga ma siis võtsin aasta vabaks ja reaalselt ma ei tahtnud turundaja olla, ma mõtlesin, et turundus on mingi viimane asi maailmas, mida ma üldse kunagi veel teen. Aga ma ei teadnud, mis ma teha tahan. Ja siis ma tegin uuringut.
ja siis ma hakkasin küsima inimeste käest, ükskõik keda ma nägin, et kas neil on suur unistus. Ja ma sain lõpuks, no ma nägin palju inimesi, mul oli palju vaba aega, onju. et ma sain sellised nagu 4 gruppi, tollel ajal tegelikult 3, aga täna ma ütlen 4 ja ma korra siis räägin, millised Jaa, inimesed väga on. põnev. Et olid sellised inimesed, kellel on hästi suur unistus, nagu hästi suur unistus, väiksena juba teadsin, et a la ma tahan lauljaks saada, onju. Ja siis nad nagu terve oma elu, noh, ma rääkisin ikkagi ju täiskasvanutega, onju, Jaa. on tegutsenud selles suunas, kes on käinud laulukooris või noh, see laulja on lihtsalt näide praegu, aga Jaa. võtnud ette ja elanud seda oma unistust, et nad ei pea olema nagu lauljad, aga nad ikkagi elavad oma unistust, onju, sest me ei pea Nad teadsid midagi, neil oli üks asi. Vähemalt nad ja, teadsid. ja hästi oluline asi, mis ma tahan öelda, on see, et igast unistusest ei pea saama töökoht. Väga oluline tund oli see mulle kunagi. Nii, siis ehk siis neil on suur unistus ja nad teevad selle nimel iga päev midagi. Siis minu meelest kõige õnnelikumad inimesed üldse nagu. Siis teine grupp oli sellised, kellel oli sihuke suur unistus ja see lihtsalt oli. No põhimõtteliselt tahan saada näitlejaks, juba väiksena teadsin, et tahan, nüüd olen mingi, ma ei tea, 36, ikka tahan, mitte midagi ei tee. Teen oma seda palgatööd iga päev, mis mulle ei meeldi, unistan, olen kurb, mitte midagi, lihtsalt unistan, istun ja unistan. Nii, väga kurb tegelikult on ju. Ja siis oli kolmas, minu peas alguses, kui ma alustasin, ma olin nii veendunud, et kõigil on unistused. Nii, ja siis sain teada, et ei olegi. Et oli veel hunnik inimesi, kellel ei olnud. Nad ütlesid, mina küll ei unista, et no mul on siuksed väiksed unistused, siuksed igapäevaasjad, et mu lapsed oleks terved ja ma ei tea, arved makstud ja mingi soe kodu ja no, siis ma mõtlesin, mis teil viga on. Ma olin ise täiesti teistsuguse mindset'iga tollel ajal. Aga nad tegelikult kõrvalt vaadates tegid hästi suuri asju. Nad olid hästi õnnelikud, aga mul oli, mis mõttes sul ei ole nagu sellist, veel tollel ajal hullult räägiti, no täna ka, ja sul peab olema eesmärk, sa saavutad selle ja siis mul oli nagu, ma näen inimesi, kes teevad nagu väga suuri asju ilma eesmärkideta. Tal ei ole seda suurt lõppvisiooni, kuhu ta jõudma peaks. See oli nagu sihuke väga välk selgest taevast mu jaoks too aeg, aga hästi põnev jällegi. Ja siis see 4., kelle ma olen nüüd sinna juurde pannud, on tegelikult see, kes olin mina ise tollel ajal. Ma unistasin unistusest. Ma ei teadnud ju, mis või kes ma tahan olla. Ma olen selline nagu unistaja tüüpi. Ja siis ma unistasin, et mul oleks unistus. Et ma unistasin, et ma teaksin, et mul oleks selline mingi väga kindel teadmine, kes ma tahan olla. Ja ma tegelikult täna näen enda ümber väga palju inimesi, kes on tänaseni selles samas kohas ja tegelikult nagu lõksus, et vaata ka meedia igalt poolt tuleb ju seda, et tee seda, mida sa armastad, siis sa ei käi päevagi tööl aga see on pressure tegelikult neile, kes ei tea, mida nad tahavad saada elus, on ju. Ja see on väga raske ja tegelikult on niimoodi, et mida rohkem sa seda nagu pressid endast välja, seda rohkem lõksus ennast paned, et sa tegelikult ei teagi. Et kui ma täna oleks selles samas seisus, siis ma teeks väga palju asju teistmoodi, aga tollel ajal ma ei osanud. Mind huvitas mingi miljon asja, aga mitte ükski nagu lõpuni välja nii palju, et vot see ongi, ma tahan nüüd selleks saada, et hästi naljakas. Ma arvan, et sa kõnetad siin väga suurt hulka nagu inimesi, et mina nagu samastun ka selle kategooriaga ja ma olen siin teekonnal nii palju erinevaid asju proovinud, et kasutada siis seda välistamismeetodit, et kui ma ei tea, mis asi see on, siis ma nagu katsetan, vaatan ja ma hakkan välistama neid asju, mis siis on nagu lõpuks see, on ju. Ja sellega ma võin nagu kõrvaltvaatajatele tunduda täiesti crazy hull, et nagu, kuule, ole normaalne inimene, otsusta siis see üks asi ära ja hakka nagu tegema, et nagu, mida sa jaurad, on ju. Et mina nagu väga samastun sellega, aga ma kuulan põnevusega, kus me jõuame. Okei, ühesõnaga
No mina too aeg ka olin selline ja siis ma käisin juba samal ajal paralleelselt teraapias ja siis meil oli seal, me rääkisime sellest hästi palju, onju. Ja siis tegelikult see terapeut rääkis mulle, et kui sul on nagu maakera, noh, võtame nüüd selle, et ma ei tahtnud ju turundaja olla, onju. Ja siis see algab ja siis sa teed nagu ümber maakera ringe, onju. Ja siis, kui sa proovidki neid erinevaid asju, siis sa teed ju neid erinevaid ringe seal ümber. Nagu sa lähed erinevaid teid, sa ei lähe seda ühte kindlat teed. Aga kus sa välja jõuad? See on ümmargune, sa jõuad ikka tegelikult endaga. Et sa nagu võid mõelda, et okei, aitab, ma rohkem ei taha, siis tegelikult noh, sa ei saa võidelda enda vastu, onju. Ja mina samamoodi, et ma olin seal kodus, ma nagu tööna seda ei teinud, ma lugesin tohutult palju raamatuid, kuulasin mingeid enesearengu igast asju, ma tänaseni mulle need väga meeldivad, aga nendega võib teistpidi jälle äärmusesse panna, hulluks minna, onju. Et ma nagu ei leidnud seda vastust kuskilt ja siis tegelikult, mis juhtus, oli see, et kuna mul oli palju vaba aega, onju, siis mu tuttavad ju teadsid, et ma olen turundaja ja siis nad helistasid mulle, et räägi mulle, et mul siin emadepäeva kampaania, mis ma võiks teha või ma ei tea, ma müün traktoreid, kuidas sa müüks neid, onju. Ja ma sain aru, et nagu ma vaimustun igast asjast, sest see oli nagu mingi, andke siia, ma kohe mõtlen mingi ägeda plaani, onju. Et tegelikult ma lähen nagu, kuidas ma ütlen, ma lähen käima selle peale, kui keegi annab mingi idee, ta tahab teha, siis mulle nii hullult meeldib nagu kaasa mõelda ja pakkuda neid mingeid teisi vaatenurke või mõelda neid lahendusi, mulle hullult meeldib see. Ja siis üks hetk ma avastasin, et ma teen hommikust õhtuni tööd, niisama tasuta, raha pole. Hästi tore, onju. Ja siis lõpuks, ja ei ka ei osanud öelda. Ja siis lõpuks ma tegin ettevõtte, mitte küll lähtuvalt sellest, aga see kuidagi jooksis nii kokku, aga ma hakkasin ütlema, et oi, kui tore, et ma nüüd tegin oma ettevõtte, et sa võid olla mu esimene klient. Ja siis kõik need tasuta, noh, need ei ole su kliendid, onju. Neist ei saanud mu kliendid. Aga see ettevõte tuli niimoodi vaikselt, et me hakkasime tegema Sven Erikuga koos kodulehti. Ja see kuidagi nagu kasvas välja lihtsalt igapäevaelust ja alguses tegime sõpradele lihtsalt nii, aga see oli nagu nii väike osa turundusest, mida mulle meeldis teha, et ma saingi minna erinevasse ettevõttesse, et teha hea koduleht. Mul on vaja hullult süveneda, mul on vaja saada aru, mida ta müüb, kuidas, mis inimene see on, sest koduleht on ju bränding, seal on su väärtused, seal peab olema sinu nägu, ma pean teadma, kellega ma räägin, millest, mis on tema väärtused, mida ta müüa tahab, mis on ta hirmud, rõõmud, mured, mida ma arvan, paljud kodulehe tegijad tegelikult üldse ei vaata, onju. Ja sa oled ikkagi hingega asja kallal. Mis on täna tegelikult meie eelis, aga mulle meeldis, sest see on lühiajaline. Ma ei kujutanud ette ennast minema tööle niimoodi, et ma lähen kuhugi ettevõttesse, siis ma mäletan, ma rääkisin, et ma võtan selle veepudeli ja siis ma pean seda mingi 200 nurga alt jälle müüma, ma ei taha vaata. Aga ma sain nagu kogu aeg switch ida, vaata, mul oli jälle uus. Tegid selle lehe valmis, tuli tegelikult järgmine uus klient, onju. Ja see mulle sobis. Ja see oli hästi põnev. Ja sealt edasi nüüd aastaid juba edasi tegelikult, kuna ma neid siis kuulasin, siis ma sain aru, et ma ülipalju tegelikult, ma oma arust teen nagu kodulehte, aga tegelikult ma mõtlen kaasa nende turundust, kõik on seotud, vaata, kuni sinna välja, mis suhted neil seal omavahel on, kellel mis kodus toimub, onju. Ja siis tulid need konsultatsioonid, onju. Aga see ei olnud mu unistus. Et see oli lihtsalt sihuke ja ma tänaseks, kui ma alustasin sellega, et ma ei tahtnud saada ettevõtjaks, siis tänaseks ma olen loonud tegelikult 4 ettevõtet, mis on nagu pretty weird thing, onju. Et see esimene disain, see kodulehed, see on meil tänaseni. Vaikselt teeme seal kodulehti ikka. Siis teise ettevõtte ma arvasin, et see aasta tulemus, kui ma seal kodus istusin, ma arvasin, et mina tahan teha moedisainerite portaali. Väga põnev. Täitsa veendunud, et see ongi see minu asi, mis ma tahan teha. Ja siis ja see tuli niimoodi, et mul tuli üks sõbranna või endine töökaaslane, kes tollel ajal õppis coaching ut ja ta tahtis nagu katsetada mu peal ja kuna mina olin nii lost, ma ei teadnud, kes ma olen või mis ma olen, siis ta katsetas minu peal. Aga ta ei küsinud mu käest nagu valdkondi, vaid ta küsis mu käest, milline ma tahan, et mu päev oleks. Ja see on võib-olla ülihea harjutus neile, kes täna ei tea, kes nad tahavad. Ja väga hea.
rääkisin, et ma olen käinud kuskil üritusel või kohtumisel ja siis ma tulen koju ja ma kirjutan sellest. Aga ma oma peas mõtlesin, ma olen see moedisainerite portaali looja, on ju, et ma käin seal kuskil moeüritusel ja teen pärast seda mingit kokkuvõtet kodus. See, millest ma tollel ajal rääkisin, see on mu täna elu, aga hoopis teine valdkond, hoopis teised teemad, vaata, aga tegelikult suund on sama, on ju. Et ma arvan, et sa käid kuskil kohtumisel, sa tuled koju ja siis sa kajastad seda ja kirjutad sellest. No teen Aga näiteks siis... lehte või teen turundusplaani või mõtlen selle peale, kirjutan mingi sisandi tagasi või jah, põhimõtteliselt see on mu täna elu, on ju. Aga no kuna seda minust ei saanud, selle ettevõtte ma andsin lihtsalt lõpuks ära. Aga siis, kui ma seal kodus istusin, siis ma hakkasin joonistama, et see mingi moeteema ja see mulle hullult meeldis. Ma joonistasin siukseid ilusaid tüdrukuid ja siis ma tegin endale lõpuks sellest firma, et ma tegin tooteid. Mul oli 2 kunstinäitust, selle üle olen väga uhke. Need pildid ma müüsin maha, ma tegin dressi, bluuse, tasse, ma ei tea, mingit siukest ninni-nänni. See ettevõte on mul täna alles ja seisab. Ma räägin, ma olen kõik ettevõtluse vead ära teinud, ma olen täiesti veendunud. Ja siis viimane, see, kus ma siis täna olen, seda ma alustasin tegelikult juba mitu aastat tagasi, aga taaskord natuke vale nurga alt, on ju. Ja siis ega sellest ka väga midagi ei saanud. Ja siis mingil hetkel, kui ma jäin last ootama, siis ma mõtlesin, et ma ei kujuta ette, et ma selle suure kõhuga käin ja müün kodulehte või teen konsultatsioone ja mul tuli üks klient, kes kutsus mind endale tööle turundajaks. Aga kuna nad olid nii ägedad, siis ma läksin. See oli Combat Ready, nad õpetavad juhtimist meeskondadele. Ja siis ma olin 2 aastat seal nüüd vahepeal. Ja et nagu siuke huvitav tee, aga ma mõtlengi, et see on mu 4. ettevõte, on ju. Ja nagu ma ütlesin, ma olen kõik vead ära teinud ja siis, mis on olnud siis need vead. Ma võib-olla natuke räägin sellest, see on ka see põhjus, miks mu kodulehel on, et miks mul on siuke nimi üldse, miks ma kutsun ennast ettevõtlusterapeudiks, on see, et ma ei osanudki panna ennast kuhugi kasti täna enam, et ma ei ole turundaja, ma ei ole terapeut, ma ei ole mingi coach, ma ei ole, mis ma olen siis? Lõpuks ikkagi turundaja mingil määral olen, on ju, et ma siis mõtlesin ise välja, kes ma olla tahan, on ju. Aga põhimõtteliselt minu meelest on ülioluline, et meil oleks õige mõtteviis, sellepärast et kõik need minu 3 esimest, see disain on tänaseni, seda ma ütlen, aga see on jäänud tegelikult mõtteviisi taha. Et kogu aeg on tulnud mingid sellised takistused, mis ongi peas, et nagu see work hard, et tee rasket tööd, siis sul on väga edukas ettevõte. Mina üldse pole seda meelt ja ma arvan, et kõige raskem töö, mis üldse ettevõtluses on kõik see, mis sul toimub siin peas. Et need takistused kõige suuremad, need on su peas. Ja see võib-olla, miks ma näiteks kui me disaiti alustasime oma kodulehtedega, me pole tänase päevani teinud mitte ühtegi reklaami. See ettevõte on 8 aastat vana. Ja see sai alguse sellest, et ma ei julgenud. Ma nagu kartsin olla nähtav, mul ei ole kindlust, ma tõesti nagu hingega teen seda tööd ja need kliendid tulevadki sellepärast, et ma hingega teen seda tööd, on ju. Üks soovitab ühele, teine teisele. Tänaseks me oleme nii palju lehti teinud, et see nagu liigub ilma reklaamideta. Meil on olnud siiamaani ainult Google'i reklaam, aga mingid Facebookid asjad ei, nagu ma kunagi midagi sinna panin, aga nagu ega ma väga ei julgenud ja siuke täiesti kõik see on täielikult selle mindseti taga, miks see ettevõte pole kunagi kasvanud mingiks üübersuureks. Ja võib-olla ma täna ütlen, et me ei ole tahtnudki, et ta kasvaks. Ja siis see teine läks nagunii ära, see 3. minu pusad, tassid, asjad, ma tundsin, ma olen nii üksi. Et mulle meeldis toote loomise protsess, mulle meeldis joonistada, mulle meeldis välja mõelda igast põnevaid asju. Ma vihkan pakkide pakkimist,
pakiautomaatidesse panemist, ma vihkasin neid kodulehe toodete sisestamist sinna kodulehele või nagu kõike seda kõrvaltegevust, et sulle meeldis tegeleda selle loomingulise poolega ja kõik muu oleks võinud nagu teha keegi teine, on ju? Ja sihuke pudru-mudru nagu ei. Ja on inimesi, kellele tohutult meeldib sahmerdada ja see ongi nende nagu sihuke, kuidas ma ütlen, skill äkki või, aga Ja, no mina just, ei just. ole see üldse. Mul on isegi vahepeal raske toidupoodi minna, sest ma lihtsalt ei viitsi minna sinna. ja tegelikult ja ma tundsin, et ma olen nii üksi, et nagu ma tahtsin hullult, et see ettevõte areneks, siis selle jaoks ma tahaks ju, et kellegagi plaane arutada, mida võiks järgmiseks teha. Ja noh, ma ei tea, kui sa oled see alustav ettevõtja, esiteks sul ei ole raha palgata endale töötaja ja siis sul sul on see pere ja sõbrad, kelle sa võib-olla oled juba hulluks ajanud oma 5 miljoni mõttega, mida jälle räägid, vaata, nagu kaua nad jaksavad, on ju. Ja mingil hetkel tekib see, et sa isegi ei taha neid enam rääkida nagu surnuks. Ja siis ma mäletan, et ma tundsingi, et ma olen nii üksi ja siis vaata, kui sul sellisel hetkel, tead, see on nagu suhtes olek. Ma praegu mõtlen, et kui sa oled suhtes, sa oled justkui suhtes, aga sa tunned ennast seal suhtes üksi, siis see on päris õudne, on ju. Ja tegelikult sa tunned ennast ja kui sa oledki üksi, siis sa ju tead ka veel, et sa oled üksi nagu. Ja sa nagu ei oska seda lahendada kuidagimoodi. Ja ma ei näinud, nagu mul ei olnud seda meeskonda, mul ei olnud raha, et see meeskond endale palgata ja ma ei osanud nagu kastist välja mõelda, et mis see lahendus oleks. Aga mis see lahendus siis oli, et ma lihtsalt, ma näen, et meil on veel 8 minutit seda eetriaega, et ma väga tahaks teada, mis see nagu siis väljapääs oli või oled sa endiselt seal olukorras täna? Ei, no tolle ma jätsin sinna paika jälle. Siis ma tegin selle 3., kus ma tegin neid oma konsultatsioone või siis see firma, mis mul täna on, on ju. Aga miks see ka alguses ei lendanud, oli see, et ma tegelikult olin ikka samas kohas. Et nagu teadsin, mis ma tahan teha ja kõik, aga ikka sa oled üksi ja ma hullult tundsin nagu puudust sellest ka, et kui ma ei tea, kui sa oled palgatöötaja, siis sa oled hommikul tööle ja siis sa jood kohvi oma töökaaslastega, küsid, mis eile. See seltskond ja täpselt see meeskond, see tiim nagu. Ja mina kogu aeg sain rääkida ainult oma klientidega, kes räägid ainult nende asju. Sa ei lähe oma kliendile rääkima, et mul oli nii halb päev eile, vaata, see ei ole väga usaldusväärne, on ju. On vaja ventileerida. Ja siis tegelikult, kui ma olingi 2 aastat ära seal Combat Redis ja õppisin juhtimist, siis iga probleem on juhtimisprobleem. Ma olen tohutult tänulik Combat Redile, et ma sinna sattusin. Et kui ma võtsingi siis lõpuks kokku selle psühholoogia, selle kõik mindset'i, siis tegelikult panin sinna juurde kõik need, mis ma olin õppinud siis juhtimisest ja lõpuks turundus oli nagunii minuga, on ju, siis ma arvan, see ongi sihuke ideaalne ettevõte. Ja vastus su küsimusele on see, et sa saad luua oma meeskonna nii, et nad isegi ei tea, et nad on su meeskond. Ja samas sa saad teha nagu diile, et näiteks ütleme, no minul kõige parem näide oli see, et mul oli vaja kujundajat. Mul oli üks kujundaja, kes oli täpselt samas kohas. Me ei maksnud üksteisele raha, vaid ma tegin talle, õpetasin, kuidas ma ei tea, LinkedInis asju teha, tema tegi mulle selle eest kujundusi. Ma sain siukseid nagu diile hakkasin leidma ja see on juba meeskond. Ma ei pea talle palka maksma, aga ta on mu meeskond. Ja need, kes ei tea või selle motivatsiooni või nagu plaani arutada, mina kuulasin näiteks ülipalju podcast'e, et näiteks ma olen näiteks Mel Robbinsi coaching programmis käisin ja ma ütlen sulle täna, et Mel Robbins on minu tiim, ta isegi ei tea, kes ma olen, ta ei tea, et ma olemaski olen, aga ta on minu tiim, ta on mulle tohutult energiat andnud, et asjad ära teha, et nagu sa leiad nagu sellised võimalused, kui sa vaatad tegelikult avatud silmadega otsa oma probleemidele, on ju. Aga see nagu, kui unistuse juurde tulla, siis ma tegelikult kogu aeg tollel hetkel tundsin, et ma nii väga tahaks kedagi, kes mõtleks kaasa, kes oleks olemas, kes oleks selline tugi, kes suunaks mind ja mul ei olnud sellist inimest ja võib-olla aga ma unistasin kogu aeg sellisest inimesest ja siis tegelikult täna ma siis ise hakkasin selliseks inimeseks, et ma siis nagu teengi seda, tahakski olla inimene teiste jaoks, kes tunnevad nii ja need ei ole ainult alustavad ettevõtjad, et mul on ja kindlasti ei. Suurte ettevõtete omanikud, kes tunnevad ennast samamoodi üksi, sest väga palju asju sa ei saa oma töötajatega arutada, on ju, aga sa ikkagi tahad arutada.
ja kas äkki Harvard on isegi teinud uuringu, kus tal tuligi siis välja, et kõige üksikumad inimesed on siis need CEO-d, et tegevjuhid ja omanikud, et nemad tunnevadki ennast kõige üksikumana. Jaa, Ja see on nagu päriselt tõestatud fakt on ju, et see on ja see jah. on meil siin Eestis täpselt samamoodi. kuule, aga Ja, Kadrian, räägi mulle, sa ütlesid, et sa tundsidki ennast üksinda ja sa hakkasid ise selliseks inimeseks. Ma tean, et sa tegid ettevõtluskaardid küsimustega. Kas see on ka mingisugune, kui sa seal Mel Robbinsi coaching ul osalesid, on ju, et kas see on ka mingi seotud siis sellega, selle suunaga, et igaüks saaks nagu justkui iseendale see partner olla, kui ta võib-olla ei tunne mugavalt kellegi juurde minna, et kas need kaardid siis toetaksid ka teda, et räägi nendest kaartidest palun veidike. põhimõtteliselt, kui ma seal coachingus olin, siis ma õppisin ülipalju asju ja hakkasin mõtlema, et seda ma teadsin juba varem ja mingid, et nagu mul toimus sihuke meeletult suurt mõtteviisi muutus ja ma arvan, see ongi aluseks selleks, miks ma täna teen asju, mida ma iialgi varem pole, ma poleks elus tulnud siia podcast'i nagu never ever. ja siis mõtle suurelt, mängi targalt, on ju, nagu ma ütlesin, et mina ei arva, et kõik peaks olema raske, ehk siis ettevõtlus võiks olla nagu mäng, et mis sa pead täna ära tegema, et jõuda järgmisele tasemele. Ma täna tean, et ma oleks pidanud kirjutama siia mõtle suurelt, tegutse targalt. õpi koht on ju, sest see ei ole mäng. Aga samas nagu on ka. Ja siis ma see tegingi elu võib üldse nagu mänguna võtta, on ju, et okei. nagu me ei võta, vaata. Eestlane ikka tahab muretseda ja kõik on. Ja siis ma tegin sellised kaardid. Ja jah, põhimõtteliselt kõik see, mis sa ütlesid, täpselt see ongi tõsi, et siin on sellised küsimused, suunavad ja kõik need asjad, millest ma täna juba olen rääkinud, pluss veel siin on 40 teemat. Et ma olen konsultatsioonide käigus kaardistanud ära, mis on need kõige suuremad mured, et näiteks ongi see üksitunne, läbipõlemine, konkurendid, kõik kardavad konkurente, et sa võid sinna täiesti kinni jääda, siis perfektsionism, mingi kõik sellised asjad, ehk siis, et sa saaksid esiteks oma mõtted selgeks, sul tekiks see julgus, sest sul on vaja julgust, et olla ettevõtja. Muidu sa lihtsalt teed mingit toredat asja, on ju. Ja siis on sul vaja mõtlemise faasis saada välja, ehk sa pead tegelikult hakkama tegutsema. Kas see kaardipakk toimib siis justkui nagu coach'ina või? Jaa. Et sa võidki võtta, minna järjest. Ma olen nüüd pannud siuksesse loogilisse järjekorda, kuidas võiks minna. Ehk siis sa kõigepealt läbi mõtled, mida, miks ja sa üldse teed, mis on su väärtused ja nii edasi. Ja siis siin on tegutsemise kaardid, ehk siis tule sellest mõtte sellest välja ja hakka tegema. Siis kuidas, ehk siis aeg, järjepidevus, piirid, ülioluline. Laseme segada ennast 100 faktorist, puhkus, no kõik siuksed asjad, raha ja nii edasi, on ju. Siis on meeskonnakaardid, ehk siis kõik ettevõtlus on edukas, kui sul on head suhted. Ja siis loomulikult sa võid teha super head asja, aga kui keegi sellest midagi ei tea, siis on ka nagu vähe kasu, on ju, ei jõua kuhugi, ehk siis turundus ikka. Ja siis lõppu ma olen pannud sellised nagu peamised hirmud või täpselt need nagu takistused, mis on kõige enam, ma näen, takistanud inimesi ja siin ei ole tõesti enam vahet, kas sa alustasid eile või sa alustasid 20 aastat tagasi. Ma näen, et need on lihtsalt, et nad kestavad täpselt nii kaua, kui sa midagi muudad. Okei, kas need on siis niimoodi, et üksi nagu, kas sa saadki seda nagu üksi mängida või see on nagu seltskonnas just nagu arutluseks? See ei ole mäng, endiselt ütlen, see ei ole mäng. Jah, ma kasutasin seda sõna mäng, aga coach'id nagu nende abil siis ennast ise juhtida ja sa saad nagu seda teha ka paaris või nagu meeskonnas, kas see sobib ka nagu ettevõtjatele nagu näiteks on ettevõtja, kes müüb apelsine ja neil on seal 4 liiget, kas see sobib ka nagu neile mängimiseks või see on ainult ettevõtjate oma? Kas palgatöötajale on see ka kasulik või ei? No see on mõeldud ikkagi nagu üks inimene loeb üksi neid kaarte, on ju. Ja elu üle järgi. Aga et see ei ole nagu tiimi see, aga siin on asjad, mis on tiimi kohta, need roosad kaardid, et nagu neid üheskoos arutada ja teha neid ülesandeid või neid asju, mis siin on, et mõtle selle peale, oleks väga soovitatav, on ju. Aga tagasisidena on see, et ma tegin need tegelikult alguses oma arust alustavale ettevõtjale, siis ma sain aru, et ei, nagu kõigil on need samad probleemid ikkagi. Ja nüüd täna tagasisidena ma olen saanud ülipalju sellist, et
ja et see on küll ettevõtluseks, aga ma hakkasin kaalu alla võtma nende abil. Üks hakkas maja ehitama, et nagu inimesed, tegelikult see ei olegi nii väga ettevõtlus, vaid ettevõtmine. Ehk siis ükskõik, mis sa tegelikult tahad saavutada, siis sul on vaja enne see läbi mõelda, et sa ei teeks, lihtsalt ei jookseks 100 suunas, vaid sa teeksidki läbimõeldult asju. Ja siis suurema tõenäosusega, kui sa oled selle enda jaoks selgeks mõelnud, sa ka selle saavutad, on ju. Ehk siis, kui sa jätad tegelikult kaartipakis selle ettevõtluse sõna välja, siis kasuta milleks iganes sa soovid. Hästi, Kadri, ma jagan neid meie podcasti all, seda linki, kus saab seda osta. 5 sekundit on jäänud. Aitäh sulle. On ju? Ja ma tahakski öelda, 5 sekundit on läbi juba, aga mõtle suurelt, tegutse targalt. Unista suurelt. Super, aitäh. Ma arvan, et ta nüüd... ma näen, sorry, vabandust, minut 50 on veel jäänud. Siit ülevalt jooksis üks aeg läbi, aga siin on meil minut veel jäänud. Äkki sa tahad kokku võtta, mis veel? Mõtle suurelt, unista targalt või mõtle targalt, unista suurelt või kuidas see oli? No ma tegelikult see, mida mina kasutan, on oota, nüüd ma isegi enam ei tea. Tegutse läbimõeldult, julgelt ja rõõmuga. Tegutse läbimõeldult, julgelt ja rõõmuga. Ära jookse lihtsalt 100 suunas, ära tee iga asjaga, mida sa teed, küsi, miks sa seda teed. Kas või, ma ei tea, Facebooki postitus. Miks sa teed seda nagu? Miks sa raiskad oma aega mingi asja peale? Kas sellel on tegelikult mingi reaalne tulem? Järgmine asi, julgelt. Ole lihtsalt sina ise, et nagu nii palju kuulen, mida keegi kuskil arvab. Mitte kedagi ei huvita keegi muu kui mina ise. Et minu meelest kõige parem näide on see, et kui, ma ei tea, naised lähevad randa, ma olen nii paks, kuidas ma lähen sinna randa, on ju. Ja siis ma olen küsinud, et kui sa lähed randa ja siis tuleb sinna keegi, kes on suurem. Kas sa vaatad? Issand, kuidas ta julges siia randa tulla. No sa vaatad ikka seda, et mul endal siin on nii ja naa, on ju. No tegelikult sa ikka mõtled enda peale. Ja kui sa isegi nagu mõtled ta peale, siis sa mõtled, vau, nii äge, et ta tuli ja ta on nii enesekindel. Ma tahan ka tema moodi olla. Et nagu tule välja sealt peast. Nobody cares nagu. Ole sina ise. Täpselt ja minu meelest on ja selle teiste arvamusega meil on vist jäänud nüüd 30 sekundit, kui ma jälle ei eksi, on ju. Et ongi see, et nagu me elame nagu teiste elu, me elame nagu teiste arvamuse Nii, Kadrian, jätkame siis siit, kus me jäime pooleli väikeste viperuste tõttu ja me jäimegi pooleli sinu loodud kaartide juures. Et palun nüüd lõpeta enda lause rahulikult, enam ei ole kiiret. Mis ma üldse ütlesin, ma ei mäleta. Ja me rääkisime nendest ettevõtluskaartidest ja tegelikult ma jäin küsima, et kas neid saab mängida ka kahekesi, mitte mängida, vabandust, kas neid saab nagu omavahel arutleda ja nagu justkui tõmmata ja nende üle siis ennast analüüsida, enda seest vastused kätte saada, aga kahekesi paaris või grupis, et kuidas sellega oli? No ma tegin need ikkagi niimoodi, et inimesed teeksid neid üksinda. Et nagu ma rääkisin, et mina ise otsisin nagu sellist, ma arvan, ma tegingi need iseendale, et nagu sihuke väike reminder, et kui nad on küll mõeldud nii, et nad lähevad nagu järjest loogilise nagu järjekorrana, aga kui sa oled juba selle nagu läbi töötanud või sa tead, miks, mida, kuhu, miks sa teed, on ju, siis sul tulevad vahepeal mingid teemad hüppavad, millega sa jälle oled uuesti ummikus, on ju, et siis sa saad tegelikult võtta siit ainult selle ühe teema kaardi ja lugeda ainult seda näiteks. Aga kui sa küsid, et kas saab teha koos, siis tegelikult saab küll. Et kui siin ongi need meeskonnatöökaardid ja üldse tegelikult, kui me loome, ma olen nagu eeldanud, et inimene alustab seda ettevõtet üksi, aga tegelikult ei alusta, vaata. Et kui need kaardid jõuavad kellegini, kellel on juba suur meeskond ja tegelikult ikkagi veel läbi mõtlemata paljud sammud, mida oleks võinud kunagi mõelda või mitte mõelda uuesti, siis
näiteks see, et kuhu me üldse teel oleme, et kõik saaksid ühtemoodi aru, mis on eesmärk, miks me siia oleme kokku tulnud, mida me siin üldse teeme, kuidas näiteks, millised on meie väärtused, kuidas me käitume, mida me väärtustame siin ettevõttes, et nagu ja tegelikult kui võtta see siin iga kaardi peal on nagu üks mõte, millest mõelda, et siin ei ole nagu küsimused, et vasta nüüd sellele, tee, ma ei tea, suur vasta, on ju, vaid see ongi nagu mõte või nagu kellegi vaatenurk või kuidas sa võiksid mõelda ja see ei ole kindlasti mitte mingi puhas tõde, need on ju lihtsalt minu enda looming, on ju, aga võib-olla annab sellist uut vaatenurka ja mul enne läks meelest, miks ma tegin kaardid. Ma olen lugenud, ma olen tohutu raamatufänn, on ju, ja väga paljude raamatutega mul on niimoodi, et ma saan sealt, öeldakse, et on hea raamat, on hea film, on hea podcast, kui sa oled saanud vähemalt ühe hea mõtte. Ja ma olen avastanud, ma ei tea, kas sul on nii olnud, aga mõni raamat, mis on mingi 300 lehekülge, oleks võinud olla essee. Nagu sihuke, see üks hea mõte ja siis seal on 300 lehekülge heietatud seda üht nagu pastakast välja imetud, on ju. Ja mina tahtsin, et ei, me kirjuta raamatut, vaata. Aga et ma teengi sellise üks kaart, üks mõte, pikka juttu ei ole. Ja nii ongi, on ju. Aga see on nagu väga sisukas ja sügav, on ju, et kas sa nagu saad siis nagu või kuidas see mõte sinna tekkis siis sinna kaardi peale, et nagu, et ühesõnaga kõik need sinu teadmised, kõik need sinu, kus sa oled koolitanud ennast, need raamatud, need podcast'id, see tohutu teadmiste tulved, kuidas see mõte on sinna kaardile siis saanud? No see protsess oli nii, et ma tegelikult hakkasin koolitust tegema üldsegi. Ja siis kuidagi tuli see kaartid, tegelikult mu naabri naine astus uksest sisse ja ütles, teeme kaartid, on ju. Aga tema tahtis, ma teeks hoopis teistsugused kaartid. Ja siis ma mõtlesin, ja mida iganes. Ja siis need kaardipakid tõi mulle laste Montessori kaartid ja need jäid mul laua peale ja ma vaatasin neid ja mingi hetk ma mõtlesin, et äkki see koolitus saab panna siia kaardipakki nagu. Ja siis hakkasin nagu mõtlema või mängima selle mõttega. Ja siis ma mõtlesin, okei, et kui ma teeks kaartid, siis mitu kaarti ma saaks. Ma võtsin telefoni ja kirjutasin 10 minutiga 40 teemat, mis ma arvan, et on olulised rääkida. Ja siis ma tegelikult võtsin sellised väiksed, needsamad paberilehekesed, nii suured ja võtsin need samad teemad ja mõtlesin, et ma võtan siit mingi suvalise kaartiala, näiteks aeg. Ettevõtluse ülioluline osa, kui sa raiskad oma aega mingi suvalt igale poole, siis sorry, halvasti on. Siis ma mõtlesin, mis on kõige olulisem asi, mida ma tegelikult tahan öelda selle aja kohta. Ja siis ma kirjutasin selle mõtte, nagu ainult selle mõtte sinna. Ja ma kirjutasingi niimoodi 40 tükki ära ja just nagu iga teema kohta, mis on see kõige olulisem asi, mis ma tegelikult tahan öelda selle ajaga. Nagu see üks lause, nagu see, kui sa loed raamatu ära, siis sul jääb see üks mõte meelde. Sellel on siis ikkagi nagu ülim väärtus ja sisu taga, et kõikide sinu teadmiste koha pealt siis tähtsaim, oluliseim nagu mõte. No ja mul on 2 kaarti, mis tegelikult on pikemad kui see üks mõte, need ma linkisin blogisse, et ma tegin siis selle blogipostituse, aga ja siis ma hakkasin neid alles lahti kirjutama ja miks ma ikkagi jõuan jälle ringiga tagasi sinna, et ma tahan ikkagi teha koolitust, on see, et mina olen ju selle taustaga, mina tean, mis mina tahtsin siin öelda, aga inimene, kes seda loeb, võib-olla on hoopis teises kohas, hoopis teise mõtteviisiga, hoopis kuskil mujal, ja tema võib lugeda seda sama lauset hoopis niimoodi, et ei saa tegelikult aru. Et temale jõuab see mõte lihtsalt teistmoodi tema maailmavaatest ja tema kogemustest lähtuvalt kohale ja see koolitus justkui nagu paneks nad abiellu, et nad seoks nagu terviklikult ära nii, et sa teed koolituse ja toetavad kaardid on nagu siis see täiskomplekt. No ma olengi mõelnud, et kaardid võiks olla slaidide asemel, et sa ei istu seal koolitusel ja kirjuta neid slaide endale üles, vaid sa lähed koju nendega, on ju. Aga ma tooks ühe näite. Et mul on siin kaart. Kui tekib võimalus või idee ja see läheb kokku sinu ettevõtte väärtuste ja eesmärkidega, mis on siis eelnevad kaardid, sa oled need juba läbi mõelnud, siis ütle alati jah. Isegi kui see esmapilgul tundub hirmus või võimatu missioon, peale seda on sul aega mõelda, kuidas sa selle teoks teed.
selle jaoks ei ole vaja muud kui plaani. Mis sa nüüd aru said? Mina sain, minule see väga seostub sellega, et ma ei pea teadma, kuidas, kui ma olen öelnud jah, siis ma pärast mõtlen välja, kuidas. Ja ma ei lase ennem tulla nagu kõikidel nendel hirmudel peale, enda piiravatel uskumustel, mis ei luba mul isegi jah öelda. Et see julgus peab nagu olema olemas, et öelda jah ja pärast siis võid põdeda natukene, aga teed ikkagi ära hirmust hoolimata, onju. Mina tõlgendan seda esmapilgul niimoodi. No sina oled super heas mentaalses seisundis, ma kus tegelikult enamus inimesi ei ole. Ka mina ei olnud. Et mul oli täpselt see kaart sündis nii, et kunagi ammu mul oli aparaadis kontor ja meil oli niimoodi, et nagu jagatud kontor, et igaühel oli ainult seal üks laud, on ju, kõik olid erinevatest ettevõtetest ja siis meil olid kliendi kohtumised seal kuskil kõrvaltoas. Ja mina siis tegin oma turundust ja kodulehti ja siis ma mäletan, et minu juurde näiteks tuli keegi ja ütles, et mul oleks vaja mingi flaiereid. Kas sa saad need ka teha? Ja siis ma mingi, ei, mina flaiereid küll ei tee, et mis asja, ei, sest, aga tegelikult ma ei oskan. Ma olen turundaja. Ma oskan mõelda välja sõnumi, ma oskan kõiki asju teha, aga ma polnud elus, ma ei teadnud, mis paber, kus ma neid prindin, mis asja vaata. Ja siis ma mitu korda nagu ütlesin ei, sest ma ei hakka... Sa ei olnud ju ennem teinud, see ei olnud ju sinu tegevuse. Sa tahad nüüd saada, on ju. Ja siis mul oli seal minu kontoris üks Kristina, kes iga kord oli, et ütles, et Kadrian, sa lähed sinna, sa võtad selle vastu ja siis sa tuled siia teise tuppa ja me mõtleme koos välja, kuidas sa teed selle. Appi, kui hea sõbranna. Ja siis mina olin nagu mingi, mis asja, ei vaata. Ja siis ma kuidagi hakkasin julgema, sellepärast, et ma teadsin, et Kristina on seal kõrval toas, küll ta siis aitab mul selle välja mõelda. Või kas või mu enda see kunstinäitus. Ma oskasin ainult joonistada. Kus ma tean, kuidas need pildid sinna seina saavad. See veel käib. Ja kui me oleme sealt edasi, siis sa arvad, et sa, ma ei tea, paned pildid seina, sul on vaja alla seda nime. Tead neid viitasid asju. Mis asja vaata. Ja siis, aga siin on oluline ka see, et sa ei ütleks jah sellele, mida sa tegelikult nagu, mis ei ole see tunne õige. Et näiteks ma ju väga tahtsin seda kunstinäitust teha, see tunne oli nii õige, lihtsalt nii hirmus oli. Ma polnud seda teinud, ma ei julgenud öelda jaa. Ma pigem oleks öelnud ei, aga siis ma õppisin nagu selle jah ütlemise oskuse või et okei, aga mul on see aega, et mõelda, kuidas. Aga seda mul varem ei olnud. Aga ma kindlasti ei ütle, et ütle kõigele jaa, sest siis sa võid öelda asjadele, mida sa tegelikult ei taha teha ja siis see on väga jube või oledki müüd mingi, ma ei tea, kui sa ei ole kunagi kodulehte teinud ja ma ütlen, palun tee mulle kodulehte, siis ütled jaa, ma teen. Siis ilmselgelt sa seda välja ei mõtle. Ja see peab olema sinuga, ongi nagu sa ütlesid, see sisemine tunne peab nagu seda juhtima, et jah, et hirm võib olla, aga kui sa tunned südames, et see on nagu see ja see on see õige, seda sa tegelikult tahaksid. Kui sul oleks kogu maailma julgus, siis sa teeksid selle vabalt ära vaata, sest sul on seal see tahtmine taga, on ju. Aga kui sa loed ainult seda ühte lauset siit, siis ma ei tea, kas sa saad sellest nii aru või kui sa rääkisid kas või sellest podcastist, mida siin ei ole, et sa tahad teha nii väga podcast, sa tahaksid, see oleks need mikrofonid, asjad, et tegelikult see on ka täpselt sama asi, et sa tunned, sa tahad seda teha. Ja siis küll siis, praegu sa oled leidnud sellise viisi, teeme Zoomis, aga sa oled juba öelnud jah ja see kuidas tegelikult hakkab oma elu elama või need võimalused nagu tulevad, sa leiad tegelikult need võimalused, kui sa seda väga tahad, on ju. Ja mina usun ja ma tahan lihtsalt siia täienduseks lisada, et ma usun seda ka, et kui meie teeme selle esimese sammu ära, siis elu tuleb meile 10 sammu vastu. Ehk siis nagu kui sa hakkad ise alustad millegiga, sa ei oota, et keegi teine sulle toob kandikul midagi kätte, vaid sa ise alustad esimese sammu, siis sa näed, et nagu järjest uksi avaneb ja inimesed tulevad, tahavad, sul tekivad need võimalused, ruumid, kõik asjad tekivad, sa pead lihtsalt ise tahtma ja tegema need esimesed sammud, vaata. Väga hea, tegema need esimesed sammud. Kui me räägime korraks sellest unistamisest, ma lähen korra jälle teemast kõrvale. Minu jaoks, kui sa räägid unistus, siis üks asi on see, et sa unistad, sa istud seal kodus diivani peal, unistad, see unistus täitub, siis see on nagu sihuke, ma ei teinud midagi, see on nagu soovmõtlemine. Ma näiteks mõtlen, ma tahaks, et homme on ilus ilm, päike paistab ja siis on 2 varianti, 50-50 paistab või ei paista, on ju.
ja kui paistab, siis sa mõtled, mu unistus täitus, vaata. Ja siis teine ongi see, et sa unistad ja siis tegelikult selleks, et see unistus nagu realiseeruks, sul on vaja tegutseda ja kuidas see manifesteerimine minu meelest toimub, on see, et näiteks kui sa mõtled, et ma tahan uut autot, sa sõidad linnas, sa näed autosid iga päev. Ja siis sa hakkad unistama, et ma tahaks endale, ma ei tea, Audit, mingit kindlat Audit, siis sa lähed välja ja sa näed ainult neid Audisid. Sa reaalselt, sa näed neid iga nurga peal ja täpselt sama on selle millega iganes, sa tahad seda podcast'i teha, sa oled ära otsustanud, ma tahan seda teha, sa hakkad nägema neid võimalusi, mida sa varem tegelikult ei näinud, kuigi nad olid kogu aeg seal. Aga siis sa hakkad nägema nagu seda, kuidas see elu käib. Ma ei tea, hakkad nägema neid huvitavaid inimesi, tema võiks tulla mu podcast'i näiteks. Ja, täpselt. Ja, täpselt. Ma olen samal meelel. Aga ja, sellepärast mul on see koolitus siia juurde pandud, et rääkida võib-olla pikemalt, arutleda inimestega, võib-olla täpselt see, et tehagi seda nagu koos, et see ei ole ainult see kaardipakk, on ju, et kes tahab saada rohkem, saab tulla koolitusele. Aga kaardipakiga nagu üksi ikkagi nagu, kui ma nüüd ostan selle kaardipaki, ma ikkagi, okei, sa arvad, et võib-olla mõni ei saa mõnest mõttest aru, aga nagu ma ikkagi saan ju selles mõttes sellega nagu tegutseda, ma saan analüüsida, ma saan ju märkmikusse kirjutada. See tegelikult on ikkagi toetav. Absoluutselt. Ja muidugi kõik ei pruugigi kõikidest kaartidest üheselt mõistetavat aru saada, aga see on ju ikkagi nagu just näiteks persooni brändi pealt aitab nagu lahti seletada, meelde tuletada seda, et kas need väärtused olid mul näiteks ettevõtet alustades samad või on need nüüd ajas muutunud, et vahepeal nagu tšekkida, nagu vaadata, kus ma alustasin, kus ma olen täna või kui ma näiteks mõtlen selle peale, et ma tahan ettevõtet luua, aga mul pole õrna aimugi üldse, millele on vaja mõelda, kui ma hakkan ettevõtet looma, siis see oleks nagu ka ju väga suureks toetuseks, et ma ei pea minema nagu võtma eraldi coach'e või mitmesaja euroseid kursuseid, vaid tegelikult, kui ma ostan selle kaardipaki, siis seal on kõik sinu kogemusest lähtuvalt vajalik olemas selleks, mille peale mõelda üldse enne ettevõttega alustamist. Kas mina saan õigesti aru sellest? Ja ma arvan, et tegelikult ikkagi on palju puudust, ma ka ju olen poolel teel, aga jah, sul on sul on 4 ettevõtet loodud ja see on nagu praegu see, mis on see ABC nii-öelda. No ja ikka õpin. Kas või kui ma neid kaarte tegin, siis minu üks klient, kes on väga-väga suur ettevõtja, ma testisin neid ja siis ta küsis mu käest, et Kadrian, kuhu tahad jõuda? Kas sa tahad luua endale töökoha või sa tahad ehitada ettevõtet ja siin on üks kaart sellest, kuhu sa tahad jõuda. Ja ehk siis mina oma arust lõin ettevõtet, nagu suurt ettevõtet kunagi loodan, on ju. Aga tegelikult ei, ma lõin endale töökoha. Ehk siis täpselt nii kaua, kui ma teen tööd, on mul ju see ettevõte. Et see ei ole mingi selline asi, et ma astun siit välja ja siis see toimetab ise edasi. Aga seal on suur vahe, kas sa oled teadlik sellest või mitte. Et kas sa teed seda teadlikult või sa tegelikult lihtsalt randomly teed seda nii. Ja ma mäletan, et see oli alles paar kuud tagasi ja ma istusin kodus mingi täitsa peks. Ma olen 8 aastat oma arust ehitanud ettevõtet, tegelikult loonud endale töökoha. Täiesti ise endale, sest ma ei teinud mitte ühtegi sammu selle nimel, et ma saaksin, et ma jõuaks sinna poole, et see võib-olla kunagi oleks selline ettevõte, et ma saan näiteks 2 kuud puhkusel olla ja ettevõte oma ette nagu teeb edasi. Ja hoopis teine küsimus on, kui mul ongi nii mõeldud, et ma saan tasu ainult siis, kui ma teen. Alla ma olen juuksur, ma teen palju tööd, ma saangi raha sellest, et ma teen neid soenguid inimestele ja ma kogungi raha, et olla 2 kuud puhkusel on ju. Ja see ongi nii mõeldud, et see on hoopis teine teema. Ja see on nii vajalik küsimus ja nii tore, et sa tõid välja selle ühe näite, mis küsimus on seal kaardipakis, et kas ma olen kunagi mõelnud sellele, miks ma ettevõtte lõin, kas ma lõin selle sellepärast, et ma saaksin nagu lõpuks omada äri, mis toimib ilma minuta või siis ma olengi palgatöötaja enda ettevõttes. Et seal on nagu väga suur vahe. No nii, Kadrian kadus selle jutu peale ära. Mis nüüd juhtus? Ahah, nüüd oled tagasi. Tead, aga kus me saame sinu kodulehel siis neid soetada? Sul on kodulehega lingitud e-pood.
jah, ja kas kuidagimoodi saaksime ka oma kuulajatele mingit sooduskoodi siin jõulude puhul? on ju. Ja ikka võin teha sooduskoodi. Mhm. Ma arvan, et ma võiksin teha näiteks 10% soodustust. Väga äge. Märksõnaga unistus. Oi, kui tore! On ju, et Ja, need unistused ikkagi saaksid teoks, on ju. ja nii äge. Isegi kui sul veel ei ole unistust, siis tegelikult ka see, kui sa isegi appi, ma ei taha üldse, et see oleks mingi müügijutt, aga ma praegu hakkasin mõtlema, et kui mul ei ole unistust, kas ma saaksid teada, mis on mu unistus, siis no päris palju suunavaid asju on siin, et võid saada küll, kui No tahad. vot, väga lahe. Et kõikidele kuulajatele siis kaardipakk 10% soodushinnaga, kui paned siis sinu e-poodi sooduskoodi lahtrisse või kupongi lahtrisse kirjutatud sõna unistus. Aitäh, Kadrian, see on küll armas kingitus. Noh, jõulud, andmisaeg. Ja see on tore. Kas sa tahad veel kokkuvõtteks ütelda viimase mõtte? Mina igal juhul omalt poolt väga tänan sind ja sinuga on nii meeldiv vestelda ja ma tahaksin veel ja veel vestelda ja kui sa paned need koolituse ajad ülesse, siis kindlasti anna märku, et saame siin jagada ka kuulajate vahel, et ma arvan, et nii mõnigi võib-olla on huvitatud tulemaks päriselus kohale koolitusele ja sinu tarkusest ja teadmistest siis osa saada. Jah, ma praegu alles testin, sest sa ei saa teha head asja, kui sa ei ole testinud, et mul veel läheb aega natuke, aga ma arvan uue aasta alguses kohe. Aga mis ma tahan öelda, on see, et ma oma kodulehel ja igal pool räägin ka seda, et ma väga-väga sihuke minu unistus on see, et ettevõtjad tegutseksid teadlikult. Ehk siis ei sahmerdaks päev läbi ringi, teadmata kuhugi midagi, kuhu nad tahavad jõuda. Teiseks julgelt. See on ülioluline, sest et minu meelest julgus on üks suurimaid asju, kas su ettevõte on edukas või mitte ja see on ka see võib-olla psühholoogia pool rohkem, on ju, või see iseendaga töö tegemise pool. Et tegelikult ei ole mitte midagi karta, nagu lihtsalt tee ja kui sa teed, siis asjad juhtuvad ja ma olen ju näinud 8 aasta jooksul nii palju ettevõtteid kõrvalt, kes on alustanud ja ma jumala siiralt ütlen, väga kole öelda, aga mõnikord on niisugune idee, ma mõtlen, no jumal appi. Aga need saavad edukaks ainult tegutsedes ja teinekord ma jällegi näen, et kellelgi on mega äge idee, no lihtsalt selline, et vau, kuidas ma ise selle peale ei tulnud, aga ta vaibub oma tegutsemisega ära ja tegelikult ei jõua kuhugi. Et sul ei pea olema maailma kõige erilisem idee, sul peab olema lihtsalt see tahe tegutseda ja siis lõpuks, mis ma ütlen, on see, et tegutse rõõmuga, sellepärast et hullult palju pressitakse, et kõik peab olema niisugune raske ja keeruline ja no tegelikult ei pea. Et ma arvan, et kui sa teed nagu seda õiget asja, jah, ma ei ütle, et see on lihtne, kindlasti ei ole, et väga palju on takistusi, aga väga palju probleeme saab nagu ära lahendada täpselt selle mõtteviisiga. Et nagu ma just lugesin seda ühte head quote'i, et kui sul on probleem, mida saad lahendada tegutsedes, siis sul tegelikult ei ole probleemi. Väga hea. Ja sellega on võib-olla ka väga hea lõpetada. Ja siis ongi, et mõnikord piisabki lihtsalt sellest, et sa võtad selle mingi probleemi, mida sa nii hullult lahendad kogu aeg ja siis sa vaatad seda hoopis teise nurga alt ja siis sa vaatad, et okei, aga võib-olla see ei ole üldse tähelepanu väärtki. Et nagu tegutse teadlikult, julgelt ja rõõmuga. Aitäh sulle, Kadrian Kotkas! Ja jagame siis juba kõikide kuulajatega seda infot meie pealkirjades ja storydes ja Instagrami lehel. Aitäh sulle tulemast! Aitäh sulle! Nii tore käia podcastis. Kuule, aga siis ilusat päeva jätku sulle! Sulle ka! Tšau! Tšau!